Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Majandus- ja Teeninduskolledži Avara turundusõppetooli juht. Ja tänases saates me räägime ühest väga põnevast teemast ja selleks on vibe-koodimine. Kui sa ei ole sellest veel midagi kuulnud, siis kindlasti püsi lainel. Ja vibe-koodimisest olen ma kutsunud rääkima Jane Helandi. Tere! Tere! Ja Jane on meie koolis olnud aastaid õpetaja, ta on ka koolitaja ja mis on olnud need õppeained, millele sa oled siis niimoodi pühendunud viimastel aastatel? Tere ka minu poolt. Minul jookseb siis majanduskoolis nüüd siis Avaras 7. õppeaasta ja läbivalt siis ongi minu teemad veebilehtede loomine ja haldamine. Ja täpsemalt siis keskenduma WordPressi peale. Ja ülejäänud ained on sellised pilvetehnoloogia, erinevad digirakendused ja kolmas võib-olla siis kategooria ongi viimased paar aastat nüüd AI võimalused ja ohud. Ja see sinu taust on ju tegelikult ettevõtja taust. Jaa, et ettevõtluses saab mul see aasta 10 aastat juba. Et eks ma teda teen kõigi muude tegevuste kõrvalt, et esimesed aastad palgatöö kõrvalt, nüüd viimased aastad siis rohkem iseseisvamalt ja siis majanduskooli tegevuste kõrvalt. Aga jah, et need teenused, mis ma siis oma ettevõttes pakun, on põhimõtteliselt samad, mida ma siis edasi koolitan, ehk siis teemegi veebilehti. Ja ütlen mitmuses teeme, et ma üksi ei tee, et mul on ka arendaja, on minu põhiline tiimiliige ja siis vajadusel saab lisateenuseid sisse osta. Kui ma ise mõnda asja ei oska, et hiljem kindlasti toongi võib-olla mõned näited just selle vibe-koodimise kõrvalt, mida ma ennem teenusena sisse ostsin, täna saan selle ära teha ise vibe-koodimisega. Ja ülejäänud ongi siis sellised digiturundusteenused, aga jah, kõige suurem rõhk vist on ikkagi kodulehel. Ja ütle meie saate kuulajatele enda ettevõtte nimi ka, et kui kedagi huvitab. Ja minu ettevõtte nimi on jahvais.ee, näeb kõiki ka tehtud töid ja tutvuda siis meie teenustega. Tore. Aga vibe-koodimine, kui nüüd inimene kuuleb esmakordselt sellist sõna, kuidas sa seda lühidalt selgitaksid? Mis asi see vibe-koodimine siis on? Jaa, et kindlasti see, nagu sa ütlesid, on uus sõna, uus termin, mida väga paljud ei ole võib-olla üldse kuulnud, on ju, ja mõned on kuulnud ja täpselt seda sisu ei tea. Ja kindlasti, kes juba selle asja sees on, siis teavad väga hästi. Aga see termin siis tuli tegelikult alles 2025 nii-öelda kasutusse, kui siis üks tehnoloogia tegelane selle tweetist, Twitteris X-is siis välja hõiskas ja sealt ta siis nagu nii-öelda vairaliks läks ja kasutusele tuli. Ja mis ta siis tähendab? Tähendab seda, et tunnete, mõtete pealt siis tarkvara ehitamine. Et kui programmeerimine kõrvale tuua, et siis tarkvara ehitad sa nii, et sa pead tundma programmeerimiskeeli, mida on väga-väga palju, on ju. Aga vibe-koodimine on siis see, et sa otseselt ei pea teadma programmeerimiskeeli. Kui sa neid tead, tunned, mõistad, siis see tuleb ainult kasuks. Aga sõna otseses mõttes on siis see, et sa oma mõtteid väljendad teksti teel. Ja nii sünnib põhimõtteliselt valmis veebirakendus. Sina mõtled, kirjeldad oma tundeid AI tööriistale täpselt ja rakendus saab niimoodi valmis. Ja see on ikkagi siis sellest sõnast nagu vaibima, et see on kuidagi nagu mõnus ja nauditav tegevus. Just, absoluutselt. Et selle taga kindlasti, mina ise veel ütleks veel niimoodi, et see esimene efekt, kui sa saadki sõna otseses mõttes, sina kirjutad, on ju, tahan sellist rakendust ja natuke pead küll kannatust varuma mõned minutid ja kui see rakendus valmis saab, siis see vau-moment, et ma ei pidanudki programmeerimiskeeli teadma ja saingi selle siis
mida ma tahtsin, valmis. Et see on see mõnus tunne ka, mis sinna juurde käib. Ehk siis siuke eduelamus. Eduelamus, täpselt nii. Aga milliseid tööriistu siis kasutatakse selle vibe-koodimise jaoks, et ja kas need on ka tasuta, et kas saab tasuta vibe-koodida või tuleb alati osta sealt siis mingi pakett, et räägi natuke seda ka. See oleneb, et kindlasti oma esimesed katsetused saab teha nii, et ei pea eelarvet välja käima ehk siis raha kulutama. Aga tõsi, ühel hetkel tuleb paraku ikkagi see barjäär ette, et eriti kui ma tahan siis klientidele selle rakenduse viia või siis lausa sellega äri teha, et siis müüa seda, siis on paratamatus, et tuleb siis ka nendele rakendustele raha maksta. See on hästi erinev, et seal nii-öelda miinimumtasud algavad 20–25 eurost, aga loomulikult see oleneb sellest sinu rakenduse keerukusest, astmest, et see võib küündida ka mitmete sadade eurodeni. Aga olgugi, et on ikkagi nii palju ju soodsam kui nii-öelda see vanaviis. Absoluutselt. Aga rakendusi endid on nagu mitmeid ikkagi, ma ütleks, et tegelikult midagi saab ka nendes keelemudelites teha, oleneb võib-olla küll keelemudelitest, et näiteks Claude, eks ju, siis sel aastal populaarsust kasutatav Manus, IM, et ka nendest saab juba tegelikult täitsa teha, aga siiski tõsi on täiesti eraldi nagu vibe-koodimise rakendused loodud ja neid ka vist tuleb iga päev turule juurde, aga nendest kõige populaarsem on Lovable. Siis võib-olla järgnevadki seal see Replit ja Boltnew ja Cursor ja nii edasi, et need on võib-olla sellised kõige tuntumad siis, aga see nimekiri on pikk. Aga kuidas see vibe-koodimine erineb sellest, et kui ma saan aru, et ma ju maksma midagi pean ikka, kui ma tahan päriselt seda kasutada ja ütleme, et kui ma varasemalt oleks läinud siis seda teed, et ma võtan mingisuguse platvormi, mis juba pakub seda kodulehe, sellist kodulehe platvorm, aga kus ma ei pea hakkama ise seal WordPressi peale midagi ehitama, vaid on seal platvormis sees siis, et ainult tõstan kastid paika ja lisan disaini ja et kuidas need omavahel erinevad? Täna jah, ma ei tea, kahjuks või õnneks me nagu oleme veel pigem selles olukorras, et kui ma ikkagi tahan nagu näiteks WordPressis oma kodulehe teha, siis ma nagu päris üks-ühele sinna ümber tõsta ei saa, sest need süsteemid on erinevad ja nad selles mõttes nagu päris hästi ei ühine oma vahel. Küll aga saab seal mingid jupikesi nagu üle tõsta ja osaliselt teha, aga täielikult täna veel mitte, võib-olla kunagi muutub, ei oska nagu öelda. Et jah, täna põhimõtteliselt ongi niimoodi, oletame, kui me mängime sellist mängu, et mul on vaja hästi lihtsat kodulehte, a la one-pagerit, mida iganes lihtsat lehte siis selles suhtes, et on pigem selline informatiivne, võib-olla on mõned lihtsamad funktsioonid ka, et näiteks päringuvormi saatmine on ju. Ja midagi muud erilist ma ei taha, selliseid lehti tellitakse ja on internetis lademetes tegelikult, et WordPressis nende ehitamise hinnad on ikkagi, ütleme siis turu keskmistest rääkidest, on ju, ma ei räägi sellest alumisest otsast, sellest kõrgemast otsast, aga on ikkagi sajad eurod, kui mitte ka selline 1000 on ju. Et siis vibe-koodimise puhul ma lähengi sellesse programmi, mis mind siis kõnetab, tasub alguses võib-olla katsetada ka, et mina olen ka erinevaid katsetanud ja mul kõikide nagu keskkonnad ei meeldi kuidagi, et ei ole nii mugavad minu jaoks, aga inimesed on hästi individuaalsed. Mis siis sinu lemmik on? Minu lemmik on ikkagi see Lovable, ja, et olen teisi ka katsetanud, kuidagi on ja ei ole ka. Et aga siis et leiad selle oma lemmiku ja põhimõtteliselt sul ongi kõik asjad selles keskkonnas. Domeeni saad sealt kohe siduda, kas osta sealt siis otse näiteks on ju, kui
kui on vaba, aga sa saad ka niimoodi teha, et näiteks sul on see domeen kuskilt mujalt ostetud, kas või siit Eesti siis majutuse pakkujate käest, pole probleemi, saad nagu ära ühendada. Ja sul ongi nagu kõik asjad ühes kohas, mis teeb ka selle nagu siis barjääri, nagu öeldakse, hästi madalaks tegelikult. Et ma lähen Lovaplace sisse, seal on mul kõik see välimine pool, kõik andmebaasid, hosting, kõik on nagu ühes kohas. Aga jah, seda hinda muidugi tasub siis vaadata, et mis ta siis aastakulu teeb, on ju loomulikult. Et kas see on vastuvõetav või see ei ole. Aga noh, mida paljud teevad, mina ise veel tänase seisuga ei ole ühegi rakendusega välja kolinud, aga kolitakse ka muidugi hinna pärast välja. Et see on natuke võib-olla selline järgmine tase, mida me koolitusel kindlasti ka käsitleme, aga see tähendabki seda, et kui mul Lovaplace läheb see hind nagu hästi kõrgeks või üldse nendes vibe-koodimise spetsiaalsetes rakendustes, et siis ma saan selles mõttes välja kolida. Ma saan välja kolida selle domeeni näiteks, ma saan välja kolida andmebaasi ja koodi, ehk siis tulevad mängu sellised tööriistad nagu GitHubid ja andmebaasi tööriist Supabase ja nii edasi. Mulle juba läks keeruliseks. Sellepärast ma ütlesingi, see on selline edasi jõudnud tase. Jaa, aga igal juhul, et on võimalik, et sa ei ole nüüd seal Lovable'is siis nagu seotud, et sa peadki seal olema, sa pead nendele maksma, vaid et kui tekib soove ja on piisavalt neid oskusi, et siis saab sealt ka kolida kuskile mujale. Jah. Ja ju, kui ma enne küsisin seda, et kui võrrelda mingisuguste varasemate selliste veebilehe pakkujatega, nagu Wix ja mis need sellised on ju, et siis sealt ju vist ei olnud võimalik väga lihtsasti välja kolida või? Ega ei ole küll jah. Et kui tulevad Wixi peal, kes on kodulehe kliendid meile, et kuulge tõstke nüüd üle, siis jah, see mingi lihtne, me ei olegi teinud, tavaliselt kliendil on juba mingi uus nägemus ka kodulehest reeglina ja tal ei ole selle vastu mitte midagi, et kõik nullist teha ja uut moodi ja uute süsteemidega nagu nii öelda. Kas sa seda oskad umbes ütelda, et mitu kodulehte sa ise oled loonud nüüd enne veel seda vibe-koodimist, et sul on ju kodulehtede osas nii suur kogemus, mis kindlasti annab juurde, sa mõistad seda tausta seal ka. Ja sa oled ju meil siin koolis juhendanud sadade või mitte tuhandete õppijate kodulehe loomist. Ei, ma ei ole lugenud, et seda on selles mõttes ka raske lugeda, et kliendid ka mõnes mõttes jagunevad kaheks. Osad on siis need nii-öelda uued kliendid on ju, kellele me teeme siis täitsa nullist kodulehe ja eks ju tuleb ka neid ka, et kuule, ma kuskile maale sain valmis, aga nüüd edasi, kas ei oska, tavaliselt ei oska, vahest on ka muidugi aja probleem, et pole aega, aga ma veel tahaks neid asju. Siis nagu kogu au nagu ei võta tegelikult enda peale, kui keegi teine, kas keegi teine arendaja või klient ise on ära teinud ja selliseid ma ei loetle, kus ma nagu lähen poole pealt pardale, neid ma nagu ei loetle üles. Aga mis vahe nüüd on selles, et ütleme, et kui mina tahaksin teha kodulehte ikkagi vanamoodi WordPressi põhjal, aga ma seda väga hästi ei oska, et mul on ühes aknas näiteks ChatGPT lahti ja küsin kogu aeg tema käest, et kuidas ma nüüd järgmise sammu siin WordPressis teen. Kas see ei ole vibe-koodimine? See pigem ei ole jah. See pigem ei ole jah. See on lihtsalt seda ennem vibe-koodimise ajastust mina olen 2 aastat kasutanud. Et selles mõttes on AI aeg super aeg, et ei pea iga tühja tähjaga täna arendajaid tegelikult tülitama. Et ennem ma proovin ka AI-ga nagu selle asja ära lahendada, mida vanasti on. Ma kohe pöördusin arendaja poole, kuule, ma ei saa selle pluginaga hakkama või mul on selline probleem. Täna ma küsingi AI käest, 90% ta aitab, mind 10% saadab mu sisuliselt kuskile eksiteele. Mis iganes seal võib ka põhjus see olla, et ma ei osanud võib-olla ennast väljendada ja teinekord nad ei teagi on ju seda probleemi ja siis pöördud arendaja poole. Aga võib-olla kui sellest teemast edasi rääkida, siis ma siinkohal võib-olla tooksin selle ka välja, et tegelikult vibe-koodimise juures me kasutame ka keelemudeleid päris palju.
et need on paratamatult sellised põhitööristad või abilised ja puhtalt kas või sellepärast, et võib-olla seal on ka siis kaks asja. Üks asi siis on see, et ma sinna vibe-koodimise rakendusse, kus ta hakkab kohe seda krediiti sööma, on ju, nii kui ma selle esimese sõnumi sinna sisse panen, et puhtalt juba sellepärast, et need krediite kokku hoida, siis ma oma mõtted räägin selgeks seal keelemudelis, on ta siis ChatGPT, Manus, IM või Claude, et mõlemad või kõik sobivad väga hästi, et seal ma räägin nagu oma idee lahti, aitan tal sõnastada seda mõtet, küsin isegi juurde, kuule, mis sa arvad, kas siit jäi midagi puudu või? Ja alles siis, kui ma sealt saan selle, lõpus lasen tal teha, et tee mulle nüüd vibe-koodimise rakendus, ütlen tihti rakenduse nime ka, et Lavable näiteks, et tee mulle nüüd siis see lõplik prompt valmis ja siis kopin sinna. Ja kas ongi siis ju, mul endale, ma ise saan sellest aru nii, et see erinevus ongi siis ikkagi selles, et kui on see nii-öelda vanaviisi, et mul on ühes aknas WordPress, teises aknas näiteks ChatGPT, ma pean ise ikkagi tegema, et see chat ei tee mulle seal WordPressis mitte midagi, et ma küsin, mida teha, siis ma teen nii, aga nüüd näiteks Lovable'iga on see, et mina lihtsalt kopin selle prompti sinna ja siis nagu maagiliselt ilmub siis see rakendus või leht on ju. Just, täpselt, maagiliselt ilmub, see ongi see vibe ja wow-momente. Aga jah, kui see korraks sellest teisest poolest rääkida, siis see teine pool on see, kui see nüüd, see rakendus on valmis, see maagiliselt ilmus, on ju, siis ka kõik ei ole veel nii ilus, on ju, päris elus. Ja vot siis on see, et ma ei oska mingeid asju teha, ei oska mingit turvaviga parandada või kuni selleni välja, korraks rääkisime sellest ümberkolimisest, on ju, et mul on nüüd plaan ümber kolida, loetled seal siis need rakendused ette ja siis ütled chatile näiteks, et palun juhenda mind samm-sammult või juhenda mind nagu 10-aastast, et mida iganes. Et see on ka teine asi, et ei saagi aru, mis ma nüüd edasi pean tegema. Et visuaalselt on kõik üliilus, aga tehniliselt ei ole võib-olla veel täiesti korras. Seal on ikkagi see, et kui näiteks vibe-koodimist proovib inimene, kes pole veel oma elus ühtegi veebilehte ega rakendust loonud, et siis ta võib-olla isegi ei oska nagu küsida, ta ei oska isegi selle chati või küsida, et mis nüüd edasi teha ja sealt tulebki ikkagi appi see, et on keegi inimene, kes siis saab juhendada, on ju. Just. Aga mis sinu kogemusel on sellised levinumad hirmud, mis inimestel selle vibe-koodimisega seoses on? Et ma usun, et väga paljud näiteks Eesti inimesed ei ole veel vibe-koodinud, et mis võiks olla see takistus, et võib-olla kui me räägimegi turundajatest, et meil on ju ikkagi turunduse saade, et turundajatele see võib olla väga-väga kasulik tööriist just selles osas, et aitab hoida aega ja ka raha kokku, on ju. Aga et kui nad ei ole veel seda sammu teinud, et mis sa arvad, mis need hirmud seal võivad olla? Ma arvan, et võib-olla see, mida mina ise olen kõige rohkem turu pealt kuulnud, et kindlasti võib-olla üks hirm, mis võib-olla on siis osadele juba kõrvu jäänud, et hirmutatakse palju selle turvalisuse poolega, et nüüd tulevad a la programmeerima umbes siis mitte IT-taustaga inimesed, nii-öelda siis, kes ei oska programmeerimiskeeli, keeravad igasuguseid jamasid kokku, on ju. Sest selles mõttes ei ole nagu otseselt ka nüüd vale, on ju, aga koolitused ja kus meiegi oma programmis me ju räägimegi ka nendest asjadest, et kuidas siis mitte teha sellist siis rakendust, mis on turvavigu täis ja mis võib tõesti tuua kaasa, ma ei tea, mainekahju, mingid muud kurvad tagajärjed. Et võib-olla see on see, mida mina olen kõige rohkem kuulnud nii siin Eesti kogukondades kui ka ingliskeelses keeleruumis on ju räägitakse sellest turvalisuse poolest hästi palju. Ma ei tea, võib-olla see ongi selline põhiline, et kahtlemata seal omad ohud on, aga kui sa tead, kuidas neid nii-öelda vältida, elimineerida, et siis sa oled ju teadlik vibe-koodija. Just. Ja võib-olla on see ka ikkagi, et kui inimene kuuleb, aga ta pole kunagi läbi teinud, et siis ikkagi nagu teadmatuse osas on teinekord selline hirm, et ei tea, et ma ei hakka üldse proovima, sest et võib-olla ma ei oska, on ju. Ja üks asi, mida ma veel olen kogenud, on see, et mul pole ühtegi ideed.
ideedega on niimoodi, et usu mind, need tulevad sul, kui sa juba selle asja sees oled, sa võid sellele koolitusele tulla vabalt selle teadmisega, et mul pole mitte ühtegi ideed, aga ma olen enam kui kindel, et sul juba esimese päeva õhtuks on väga hea idee, sa inspireerud teistest. Mina kui koolitaja räägin enda näidetest ja kus minu ideed on pärit. Et ma olen üsna kindel, eriti kõik turundajad, väikeettevõtjad, et mõtle siis, võib-olla siis mõtle niipidi, et kui sul on olnud või on iga päev või tihti on sul selline olukord, et mul on jube hea idee, aga ma ei oska seda teha. Või et mul on inimene isegi, kes selle ära teeks, mul on ka iga päev ühe chati kaugusel inimene, kes kõik mu soovid täidaks, on ju selles osas, aga ta ei tee ju seda tasuta, on ju. Ehk siis jälle ma pean mõtlema, kas mul selle projekti jaoks nagu eelarvet on. Kui eelarvet ei ole, siis need projektid lähevad cancelisse põhimõtteliselt. Täna ma ei pea neid võib-olla siis ära tühistama, ma saangi läbi vibe-koodimise need valmis teha. Et just selle peale võib mõelda. Aga räägime näidetest ka, et läheks see asi niimoodi konkreetsemaks. Et mitu rakendust või veebilehte sa vibe-koodimise abil oled tänaseks loonud? Mul on päris, ma ei teagi, ma eile korra mõtlesin, ma loen need ära, aga umbes suurusjärk. Ma arvan, mul on praegu selline üle 10 pooleli oleva projekti, mõned asjad ma olen nagu ikkagi kiiresti ära ka kustutanud, et oma ühe käe sõrmedel projekte ma olen ära kustutanud ja siis on seal selline üle 10-15 vahele. Aga kus siis, näiteks, ma ei tea, et mingi idee, mis sul endal oli, sul oli oma ettevõttes tarvis näiteks või kuskil mujal ja et kus oli siis see eduelamus, ehk siis see vibe kõige suurem, et mis see idee või kui sa tahad jagada, selles võib-olla seal on ka mõned siuksed asjad, et väga niisugune personaalne idee, et ei tahagi teistele jagada. Ma võin personaalselt ka rääkida, et võib-olla siis alustamegi sellest, et ideede mõttes siis, et kuhu suunda üldse vibe-koodida on ju. Et üks ongi see täitsa isiklikuks tarbeks. Mina olen kõige õnnelikum oma terviseäpi siis projekti üle, mida ma juba kasutan siis tänaseks ma arvan, ligi 6 aega siis. Ise terviseäpi? Jah, ja ise endal ainult. Mis sa sinna siis kokku panid või? No, see on isiklik teema juba. Aga et sa saad, et justkui, et sul oli idee ja võib-olla, et siis Jah, mul oli probleem oli siis selles, et ma tahtsin iga päev panna kirja teatud harjumusi, mida ma teen, trennis käimisharjumused, siis sammud, mis siis, et ma tean, meil on kõik need äppe täis on ju telefon, aga ma tahtsin kõik ühte tervikuks luua. Ja teine teema siis, 3. teema oli siis kaaluteema, millega ma siis sellel aastal tegelen ja kõik info oli laiali. Sammud olid mul mingis ühes äpis on ju, trennid järgmises äpis on ju, ja põhimõtteliselt siis seda kaaluasja polnudki kuskil on ju. Ja siis ma koondasin nad kokku ja täna ongi mul isiklik terviseäpp, kus ma iga hommiku sisestan kaalunumbri, õhtul sammud ja kui trennis käin, siis selle trenni käimiskorraga, seal on näiteks kordade arv ja see lihtsalt mind isiklikult motiveerib. Ma näen seal graafikut, mul on selle kaalunumbriga seal ajajoon, sammudega on siis tulbad, mul on seal eesmärgid, päeva eesmärgid ja siis kas ma siis täidan selle või ei täida. Ehk siis ülilihtne tegelikult, aga täpselt minu vajadustele. Ei ole nii, et ma laen kuskilt rakenduse alla ja siis seda müra, mida minule isiklikult vaja ei ole, on liiga palju. Ega mingit reklaami ju sealt keegi ei kuva sulle, kui sa oled vibe-koodis niimoodi. Ei. Nii et sellega oli tore lugu, kui ma sõbrannale rääkisin, siis ta ei jõudnud mind lõpuni kuulata, siis ta küsis, mis selle nimi on ja tahtis siis App Store'i otsima minna.
ma ütlesin, stopp, seda ei ole App Store'is. Aga kas sa saaksid, et näiteks kui Jaa, inimene on muidugi, vibe-koodinud niimoodi absoluutselt. ja tõesti tundubki, et ju täpselt sellist asja ei ole turul, et kas siis sa saad selle panna sinna ja võib-olla hakatagi teenima selle pealt või? Absoluutselt saab, jah. Aha. Ma lihtsalt ei ole sellega nii kaugele läinud, aga see võimalus on olemas. Endalgi tuli tunne, et kuule, tahaks seda äppi kasutada. Jaa, et kõik, kes koolitusele tulevad, siis ma paiskan oma kõik info kindlasti silme ette nii öelda. Aga mõni näide veel, et võib-olla nagu töö mõttes või et kas sa oled ju ise ka tegelikult ju nagu turundamisega tegeled, et just mis võiks olla midagi sellist, millest turundaja kasu saab, et kas sa midagi seal oled vibe-koodinud ka? Jaa, olen küll. Ma olen hästi palju selliseid tööriistu teinud, mis tegelikult mõnes mõttes võib öelda, et nad olid mul mingil kujul ennem olemas. Lihtsalt seal oli siis küsimus selles, et millised nad olemas olid, et näiteks sotsiaalmeedia kalender, mis mul ennem oli PDF kujul, on ju. Esiteks ma nüüd see aasta 2026 seda ei teinudki enam, mida ma muidu 5 aastat tegin, seda sotsiaalmeedia kalendrit, ka siis turundajatele, sotsiaalmeedia spetsialist ja väikeettevõtjad olid siis sihtrühm. Ja täna ma vibe-koodisin selle esimese nii-öelda prototüübi siis mõne tunniga põhimõtteliselt, isegi vähem, ma enam ei mäletagi. Et näiteks selline asi, ehk siis jällegi mõtle ka niipidi, et kas täna, kui sa midagi annad klientidele näiteks kas või boonusena kaasa või müüd lisatootena, et kas täna on PDF see toode, äkki nagu võiks olla interaktiivne toode, on ju. Ja on kliendil mugavam kasutada või siis kuni müümiseni välja. Et see on üks näide. Siis jällegi veebilehe poole pealt mul olid tööriistad, mis olidki klientidele mõeldud, näiteks andmekaitsetingimuste seal lehe loomine, ühe hetkega täidad ainult väljad ära ja generate. Varem tegi mul selle arendaja, maksin talle mingi X summa, täna ma tegin selle, vot see läks küll minutiteks, see sotsiaalmeedia kalender on siiamaani mul natuke selline pähkel, on ju, sest seal on nii palju funktsioone, mida ma tahan lisada, aga see andmekaitsetingimuste generaator oli 5 minutiga valmis, ennem maksin arendajale mingi, kui me ei eksi 2,5 tunni eest, et tema proges selle mulle. Ja ta ka olemas on ju, aga nüüd mul on enda variant ka olemas. Aga see terviserakendus, millest sa rääkisid, et kui palju aega selle tegemiseks läks? Esimene idee tuli ka umbes sellise 10 minutiga valmis, aga tihti ei jää rahule oma tulemusega ja tahad rohkem saada, siis sa hakkadki mõtlema, mida ma ju kasutajana tahan saada. Ma tahan, et ta seda graafikut nüüd näiteks joonena. Alguses ma ei mäletagi, see graafik tuli väga mingi imelik diagramm tuli, mis mulle kuidagi ei sümpatiseerinud. Siis sa hakkad nagu edasi promptima, mida sa kõik nagu tahad. Et kuni selleni välja, et ma ei tea, üks päev näiteks unustan andmed sisestada, aga ta tegi alguses järjest mulle. Aga ma tahtsin nagu tagasi võtta, et pane mulle see kalendrinupukene ka, et ma saaksingi vajutada, et näe, täna 27 ei jõudnud, on ju näiteks, et vajutan 26. kuupäevale ja saan andmed tagant järgi sisestada. Ja kuni selleni välja, et siis lõpus on mul selline kokkuvõte ka, ehk siis nagu kuu eesmärkidest ülevaade. Et sellised asjad tulevadki tegelikult töö käigus ja see on täiesti loomulik. Ja see ongi ju täiesti loomulik ka selles osas, et ütleme, et kui siin enne vibe-koodimist, et oli tarvis kellelgi tellida koduleht ja ütleme, et tehakse seal alguses hinnapakkumine ja kui sul ka vaata ei ole see enda idee või nii ei ole nagu nii selge, et siis tegelikult see töö ju jätkub, pluss et ka eelarve mõttes see asi läheb kallimaks, sest tuleb mõte, et vot see asi on puudu ja siis keegi programmeerija või IT pool peab selle sinna lisama. Aga jah, veebilehe pealt kui nüüd veel üks näide võib-olla tuua ja kus ma tundsin ka kliendi puhul seda eduelamust, kui vaimustusest sellest oli, et tegelikult me teen talle, hetkel on töö nagu pooleli küll, me teeme tegelikult talle ikkagi WordPressi peale selle kodulehe, et täitsa klassikalises mõttes, nii nagu ma siin kooliski õpetan, Elementor, WordPress, Astromall on ju, et aga kliendid tahavad ikkagi esialgset sellist nagu visuaali näha. Ja varem ma tihti valisin välja need mallid, ütlesin, selle malli peale justkui võiks sobida, aga
olid seal ingliskeelsed ja võõrad näod ja tekstid, et nüüd ma ikkagi panin selle kliendi sisendi kokku nii-öelda ja tema brändivärvid ka kohe juurde, kuna tal logo ja need olid valmis ja tegin talle siis läbi vibe-koodimise selle esimese kavandi. Ja see oli äge kiri oli, kui klient kirjutas, et vau, kuidas talle see meeldib. Lahe, et kui sihukene eduelamus, et sind kuulates tekib endal juba selline tunne, et peaks minema ja hakkama rohkem katsetama. Aga räägime turundajatest, et mida sina näed, et kuidas just siis turundaja elu see vibe-koodimine võiks lihtsamaks teha, kuidas see kasulik võiks olla? Mina näengi eelkõige just sedapidi turundaja kasu, et ta ei pea täna enam kellegi taga ootama, tal tuleb idee, et ta saab selle ise nagu ära teostada. Kui vähegi on see vibe-koodimise nagu mõte ja mõtteviis nagu ettevõttes omaks võetud. Et kiiruse ja läbi kiiruse tuleb teatavasti konkurentsieelis juba mängu ja nii edasi, et kui sina ikkagi saad esimesena mingi ägeda toote või lahenduse valmis kui sinu konkurent, siis see on ju konkurentsieelis ikkagi. Aga mingid näiteid on, et mingisugune landing page ilmselt. Täpselt, kas või ütleme et kas või mingi maandumislehe tegemine, et kui sa siiamaani tegid niimoodi, et sa läksid arendaja juurde või isegi kui see võis niipidi olla, nagu mul endalgi oli, ma tegin samamoodi neid maandumislehti seal WordPressis. Ja hiljem, kui sul muidugi on mingi põhi valmis, siis teed koopia ja muudad seal ainult teatud tekstid ära, aga vibe-koodimisega saab seda veel kiiremini igal juhul nagu teha, et ma ütleks ka sellise märksõna nagu aja kokkuhoid. Ja ongi ju tegelikult, et ega need ideed võivad olla lõputud, et mis vajadus kellelgi on ja saaks ju teha tiimisisest mingisugune asi, et ütleme, et mis probleemkoht on ja mõelda, et kas saaks seda kuidagi lahendada. Ja just täpselt, et neid kõik ei pea ju olema klientidele, kõik ei pea olema see isiklik on ju, et ka ettevõtte sees, kui mingid asjad on tüütud, võtavad palju aega, et võib-olla see rakendus lahendab selle probleemi ära ja ei tasu üldse mõelda, et oi, selline rakendus on olemas kuskil, nagu ma ütlesin, on ju, mina, kes ma olen tuhandete rakendustega kokku puutunud ja näinud seda köögi poolt nii-öelda tagatuba testinud, väga palju on jama ka nagu selles mõttes ja väga palju ongi seda üleliigset müra, mida meil ei ole vaja, on ju. Et teha nagu siis enda ettevõtte sees, ma ei tea, mingi personalis, mingi töögraafikud on ju ja nii edasi, et olles ka mitmel vibe-koodimise siis nendel kogukondlikel üritustel käinud, siis need ideed, mis ma kuulen, mida ka teised teevad nagu üliäge, aga neid ei saa niimoodi, et kui see tulebki nii, et see vajadus peab sinul olema. Jah, et jõuamegi sinna, et sa oled ütelnud seda ja natuke juba rääkisid ka, et idee on kõige olulisem. Jah, idee, probleemi lahendus on kõige olulisem ja just see nii sa oskad ka kõige paremini selle hea tulemuseni, et sinul on probleem, see vajab lahendamist ja nüüd siis hakkad seda oma mõtet välja kirjutama siis. Aga räägime meie koolitusest ka, et üks mõte, miks me seda saadet ka lindistamine on see, et peagi saavad kõik soovijad Jane juhendamisel vibe-koodida siin meie koolis. Kannabki see täienduskoolitus nime vibe-koodimine ja räägi sellest koolitusest natukene lähemalt, et keda sa sinna koolitusele ootad või et kellele see võiks kõige paremini sobida? See sobib kindlasti pigem siis nendele, kes tõesti tahavad sellist tuge ja tahavad sellist ka kogukonnatunnet nii-öelda, et ega ju päeva lõpuks YouTube on infot täis, et üksi pusida on ju tore, aga koos on ikkagi seda
kasulikum, mõistlikum teha, pluss sa kuulad nagu minu kogemuslugusid, teiste kogemuslugusid, et sealt juba sealt grupi seest juba tuleb nii palju teadmisi, mida sa sealt YouTube'ist kätte ei saa, on ju, kui sa nagu üksinda pusida. Ja lisaks sul ongi siis kiired nii-öelda vastused, on ju, tekib mingi probleem, lahendame selle ära, et me võtame, miks ta siis nii pikk ongi see, et me ei tahtnud teha või vähemalt minu esialgne mõte ei olnud see, ma kirjutasin sulle kohe, et teeme veidikene sellise pikema programmi, et ta ei oleks nagu nii-öelda kiirkoolitus, et neid kindlasti juba turu peal on, esiteks on üks asi ja teine asi, mina isiklikult tundsin, et mina vajan kogukonda, sest mina ka esimesed oma sammud tegin ka ühes nii-öelda ühes välismaises programmis, kus nagu tegelikult seda kogukonda ei olnud, aga millest ma tundsin nagu puudust, et ma tahaks kellegiga arutada, ma tahaks küsida, kuidas sa selle asja said, on ju. Ja teine asi selle pikkuse juures ongi siis see, et me käime ikkagi kõik nagu teemad läbi, et vaatame kuni lõpuni välja, et see toode saab lanseeritud, et tihti võib-olla muidu siis lühikoolitustel sa pead nagu ise edasi pusima ja see suur oht on see, et see projekt jääb sul pooleli. Aga pikema koolituse puhul tahaks siis tagada seda, et see projekt ei jää pooleli. Nii et alates turundajatest, väikeettevõtjatest, eriti kes on sellised väiksed tiimid, aga ma ei tea, ma olen nendel kogukondadel, kus ma olen siin Eestis käinud, ma ei tea, seal on kõiki, alates kodustest emadest võib-olla, kes tahavad karjääripööret teha, et ei ole üldse varem sellise maailmaga kokku puutunud, kuni siis selliste programmeerijateni välja. Ahah, et isegi programmeerijad tulevad. No selles mõttes, et kellel võib-olla on natukene seda tausta rohkem, aga see ainult ju rikastab, mis saab selle vastu olla, et mitmekesisem see on. Aga kas nüüd inimene, kes sinna koolitusele tahab tulla, et kas temal peab see idee olema juba endal olemas, et tal peab probleem olema või ta saab järsku sealt ideid siis? Et esimeses tunnis ei pea olema veel seda? Ei pea ja et need ideed kohe kindlasti tulevad, et need samad kogukonna üritusedki, kus ma olen ise käinud, et ma näen ka, kuidas inimesele alles, mul siin alles tuli see idee, et natuke mõtlesin ja seedisin ja hakkasin tegema, on ju, ja sai, ma ei tea, selle kogukonna ürituse päeva lõpuks on ju projekti valmis või kas täitsa valmis, aga enam-vähem valmis. Sa ütlesid et meie koolitus, mis me siis sinuga siin Avaras pakume, et ta on üsna mahukas, 32 akadeemilist tundi. 8 õhtut. 8 õhtut. Jah, 4 tundi korraga, 8 õhtut, et tegelikult ei ole palju. Ei ole. Ja see on ikkagi nii, et inimesed tulevad klassiruumi kokku. Ja, just. Sest et tegelikult just tehniliste asjadega koos arvutiklassis pusida on natukene mõnusam kui... Absoluutselt, kui läbi kas siis veebi on ju või nagu ma ise olen ka õppinud, et täiesti nagu nii-öelda läbi e-õppe, kus on juba juhendid, asjad olemas, et seda koolitajat otseselt nagu ei näegi. Aga kas sa oskad ütelda, et sellest koolitusest natukene lähemalt, et see oli minu teada 5 osaks meil jagatud, et mis need osad on, et kui nüüd inimene on täitsa algaja, et kas siis see sobib talle, et hakatakse nii-öelda ABC-st pihta? Sobib ikka, et minu mõte on küll see, et see esimesed plokid keskenduvadki sellele, et hakkame ABC-st nagu ikkagi pihta, et ei hakka kuskilt keskelt pihta, et siis see, kes varem pole üldse sellega kokku puutunud, ei tea nagu baasaluseidki. Ja räägimegi nii-öelda siis vibe-koodimise alustest, ei jää ajaloosse tundide viisi rääkima, see on hästi kiirelt, aga kindlasti võib-olla millel ma siis natukene seal esimestes plokkides tahan rohkem peatuda, ongi ka see promptimine, on ju. Et teatavasti nii nagu AI kasutamise juurde, nii ka selle vibe-koodimise juurde ikkagi käib see,
et kui on hea sisend, siis on ka hea väljund, on ju. Ehk siis õpime ka siis nende promptide koostamist, mõtestamist ja nii edasi. Ja pluss, et sa ju ütlesid, et seal on ka see rahaline pool, et sul tasub need asjad enne niimoodi väga hästi ära lihvida ja alles siis panna sinna. Ja mitte ei hakkama krediiti kohe nagu kulutama. Ja nagu siin ka mõned näited ma välja tõin, et jah, on mul neid rakendusi, mis on valminud 10 minutiga või alla selle ja ma ei tahagi seal midagi muuta, saigi kohe selline, nagu mina seda oma peast nagu ette kujutasin. Ja siis on ports neid rakendusi, kus mul ideed nagu selle rakenduse sees või rakendust tehes kasvavad. Ma tahaks veel seda asja juurde ja seda asja juurde. Nii et meil on ka nagu rahulikult neid siis aega teha, siis me kindlasti ka üksteisele tutvustame neid rakendusi. Ja ühel hetkel paratamatult ei saa üle ega ümber ka sellest, et me peatume ka siis nende turvalistuse teemadel, ehk siis käime ka selle ühel õhtul võib-olla natukene põhjalikumalt üle, et kus siis on need ohukohad, kus siis algajad kipuvad eksima. Et meie siis püüame nendesse lõksudesse mitte sattuda. Ja siis selle, või mis osad seal veel, et alguse poole pealt rääkisime, aga siis ikkagi läheb see koolitus väga praktiliseks. Ja siis läheb loomulikult praktiliseks ja ma kindlasti ei taha nüüd sellel koolitusel mingit erinevate rakenduste üleujutust teha kindlasti nagu mitte. Küll aga me peamiselt siis ongi meil keelemudelid. Et kui sa siiamaani oled ainult ChatGPT's olnud, võib-olla siis ma natukene pushin sind, et kuule, aga proovi ja katseta Claude'i ja Manus IM-iga, on ju. Et just see, et võrdlegi vaata tulemusi. Et ühed siis rakendused on keelemudelid, et vaatame nende võimaluste sisse ja nagu ma siin vist vestluse alguses ütlesin ka, et keelemudelid ise ka juba teevad üht-teist. Ehk siis ma tahaks nagu anda sulle ikkagi vähemalt ühega sõrmedel neid rakendusi, kus sa neid nagu tunned siis peale koolituse lõppu nagu hästi. Ja konkreetselt nendest vibe-koodimise rakendustest, mis siin juba ka läbi kõlasid, kindlasti neid 5-10 proovima ei hakka, et pigem minu mõte on, oleneb nüüd grupist, kes kokku tuleb, on ju, aga minu mõte on võib-olla mingi paariga võiks küll heaks sõbraks saada. Et see jällegi, et ei jääks nagu võib-olla ühte kinni, et ma ise olen alati seda meelt, et vaata ikka alternatiive ka, sest muidu sa ju ei tea, et teised on paremad, on ju. Aga jah, et tänase seisuga ma julgeks siis öelda, et Lauaple on üks programm ja teise, mille võib-olla julgeks välja tänase seisuga öelda, ongi see Replit. Et teiste puhul nüüd eks siis vaatame. Aga pigem kindlasti ei olegi eesmärk üle ujutada, aga eesmärk on siis neid 3-4 rakendust kursuse lõpuks sa tunned väga hästi. Ja ikkagi see koolitusele tulija peaks olema valmis ka selleks, et see koolitus ise on sellise väikse hinnaga, aga samas ta peab ka rakendused ikkagi endale siis võib-olla, kui ta tahab päriselt praktikas kasutada, et siis peab olema valmis ka natukene rakenduses. Seda küll, et see on ka paratamatus, et olles ise samamoodi käinud vibe-koodimiste koolitustel, et ega see on paratamatus, et kui ma tahan ikkagi siit edasi minna ja mu kavatsus on nagu ikkagi tõsine, et siis tuleb selles osas kukrut kergitada, aga jah, nagu ma ütlesin, et sellise 25, maksimum 50 eurose väljaminekuga saab nagu suures plaanis hakkama. See, kui sa juba midagi võimekamat, ägedamat tahad, et siis nii on lihtsalt, eks ju. Aga igaüks saabki siis need arvutused ju teha, et kust maalt tal see tasub ära ja kust maalt see asi tal ei tasu ära. Ja koolituse lõpuks sa oled ju lubanud ka seda, et saab vähemalt üks siis selline toimiv digirakendus valmis või on neid rohkem?
See oleneb. Oleneb osalejast. Ja see oleneb, et ma räägin, et nagu ma siin ütlen, et mõni projekt on mul endal ka siuke väljakutse, et eks ta jääb vahest aja tõttu aja taha ka, et mõni päev, mitu päeva ei käi nendes rakendustes, kui oled muude töödega nagu hõivatud. Aga jah, et kui sa tuled esialgu, sul on kindel idee, siis ma arvan, sa lähed juba esimesel õhtul valmis rakendusega välja. Aga tõsi, et kui mida keerukam on idee, seda rohkem see aega võtab. Ja olen ka siin teistes nendes vibe-koodimiste kogukondades loen seal uudiseid, kui keegi jälle mõne põneva rakenduse kohta postituse teeb, et sealt väga tihti kumab kusjuures läbi see ajaline periood, et tegin seda 2 nädalat, nädal, 20 päeva, et väga tihti kõlab seda läbi. Et sellega tekibki mõni päev see ka, et asi ei ole võib-olla selles, et ei oska seal prompti taga, sul saavadki näiteks täna õhtuga said kõik mõtted otsa. Ja siis on sul vaja seda vaata nii-öelda settimisaega. Ja siis lähed kas trenni jalutama või lihtsalt puhkad ennast täna välja sellest kõigest ja homme. Ai, see on ju kasutamata ressurss, on ju. Või siis seal ju, kui veel seda energiat jaguks, aga mõtted saavad otsa, et siis ju keelemudelid aitavad ka, ja absoluutselt. Nii et selles mõttes mina leian, et niimoodi ära jupitades, et nädalas siis 2 korda saame kokku, mis on minu arust väga hea intensiivsus ja ajalises mõttes oli ta meil vist 6 ajaga tehtud, on ju, oli midagi sellist. Suurusjärgus. Et 2 korda nädalas on selline piisav sagedus, vahepeal jääd ise pusima ja tegema ja kogu koolitusprogramm siis on 6 ajaga tehtud ja üks vinge oskus juures, mis ma arvan, et on tööturul praegult või läheb siis mingi hetk võib-olla rohkem hinda, kui ta nii-öelda on juba kõigile siis tuntud ja teada. Täna võib-olla kõik ei teagi, kõik tööandjad ei oska ka küsida äkki täna veel AI spetsialisti käest, et kuule, kas vibe-koodida ka oskad või? Jah, või mis iganes see amet on. Mis iganes see amet on. Aga küsin veel niipidi siia lõpetuseks, et aga mis juhtub näiteks turundajaga või mis on need ohud, et just turundusinimese puhul, mida sa näed, et kes mõtleb, et las see vibe-koodimine mingi trendikas värk, et ma ei viitsi sellesse praegu süveneda, et millest ta võib siis ilma jääda? No ma arvan, et täna võib-olla on neid ka, kes üldse AI-l ütlevad, ma ei viitsi sellesse süveneda, on ju. Isegi turundusinimesi võib-olla. Absoluutselt, et mina arvan, et tööturutrendid lähevad eest ära, et ikkagi see konkurentsi eelis hakkab ikkagi ühel hetkel nagu rolli mängima. Et selle AI oskuste juures vibe-koodimine on eraldi oskus. Ja mina arvan, et sellest ei tohiks ilma jääda, sellest oskusest. No aga väga hea, millega meie tänane saade kokku võtta. Suur aitäh sulle, Jane Helandi. Ja aitäh kuulamast, vaatamast ja ootame siis kõiki meie vibe-koodimise koolitusele, mis nüüd peagi on algamas. Ja, kohtume 21. aprill.